Tere, kallid vaatajad! Tere tulemast taas kord saatesse Miks Iisrael, kus me arutame erinevaid Iisraeliga seotud küsimusi ja just kristlase jaoks põletavaid teemasid, olgu need ajaloo, teoloogia või ka tänapäeva olukorraga seotud. Täna meil on ees üks väga põnev saade ja mul on siin väga põnev külaline. Tere, Aarne Hiiob! Tere! Aarne, äkki sa tutvustad ennast kõigepealt, kes sa oled ja millega sa tegeled? Kui kõige üldisemalt öelda, siis vaimulik ja teoloog, luterlikus kirikus olev vaimulik olnud mujal ka käinud jutlustamas, teoloogia õppejõud, Iisraeli giid ja väga palju muudki. Aitäh saatesse tulemast. Nagu öeldud, meil seisavad ees väga põnevad teemad. Aga kõigepealt ma tahaks küsida sellise üldise küsimuse. Selle saate nimi on Miks Iisrael? Ja minu esimene küsimus sulle oleks, kas sinu arvates on Iisrael üldse teema, millest peaks koguduses kristlikus televisioonis rääkima? No, Iisrael on teema, millest räägib peavoolumeedia kogu aeg. Nii kui Iisraelis püssi lastakse, siis terve maailm kajab. Kas see meeldib või ei meeldi, on ise küsimus, aga nii on. Et kui miski on teemaks, siis järelikult on ta aktuaalne ja kui miski on aktuaalne, siis tõenäoline, et sellest tuleb ka kogudustes ja kirikutes rääkida. Väga hea vastus, see tõesti nii on. Iisrael on väga aktuaalne teema, aga teistpidi kristlastele on ta justkui, ta on nagu veelgi olulisem kui ütleme, mis tahes teine aktuaalne konflikti puudutav teema. Et kuidas sa nii-öelda usu ja teoloogilisest vaatest hindad, et kas on midagi, millest on vaja ühel kristlasel teada? No hakkame siit kohe pihta laua pealt. Meil on piibel laual. Ja piiblis on kaks osa, Vana testament ja Uus testament. Vana testament tuleb juutidelt, Uus testament tuleb kristlastelt, kui väga lihtsustatult väita. Ja piibel on nagu kahekorruseline maja. Vana testament on all, Uus testament on peal. Kui sa majalt võtad alumise korrus ära, siis teine korrus kukub tükkideks. Samamoodi on ka kristlastel, et kui nad Vana testamenti välja viskavad, pole Uut testamenti ka. Kukub tükkideks, tükid jäävad alles, mingid tükid jäävad. Jeesus kui eetik, Jeesus kui nägemuste mees, neid igasuguseid lükkaib ringi, kes nägemusi näevad ja igast jutte räägivad. Nii et midagi jääb ikka ka tükkidest järgi, aga seda organiseeritud ilmutust, mida Jumal meile andnud on ja mis on talletatud pühakirja tekstide Vana ja Uue testamendi kaudu, seda sel juhul ei ole, kui Vana testament välja visata. Nii et üks kristlane peaks piiblit tundma ja üks kristlane peaks Iisraelist midagi teadma. Jah, oleneb kristlasest. Me võime unustada vahel seda, et kõik ei ole võrdsed. Jeesus valis suurest jüngrite hulgast, kes tema ümber olid kogunenud, kes tema sõna olid kuulnud, keda tema sõna oli hinge tabanud. Nende seast valis 12 apostlit ja andis neile eriõpetust. 12 apostlist jättis ta vahel ülejäänud maha, võttis 3 tükki kaasa muutmismäele või Getsemani aeda. Jeesus toob välja selle elemendi, et kõik ei ole võrdselt valmis, vaid kutsutakse vaimulik amet, kutsutakse need, keda rohkem õpetatakse, kes siis teisi hakkavad edasi juhtima. Et selles mõttes ka kristlastega, et ega algaja nüüd täie piibli juurde niimoodi minnes ilmselt upub ära. Selles mõttes jäävad ikka evangeeliumid. Aga evangeeliumidel on alus, mille peal nad seisavad. Evangeeliumid on nagu mäelinnus, mäe otsas, mägi on ka olemas, mitte ainult linnus, aga linnus on see asja kroon, aga mägi on ka olemas. Samamoodi võib ju seda teemat arendada veel, öeldakse, et armastus on kõige tähtsam. Okei, aga armastus seisab selle peal, kus all on terve piibli mägi. Kui selle mäe ära võtad, siis armastus selle kukub tükkideks. Nii et kujundit võib arendada veel edasi. Ühesõnaga, pühakiri on tähtis ja nii või teisiti tuleb kristlasel ikkagi kogu piibliga arvestada. Jah, nii see on. Mida piibel ütleb Iisraeli kohta?
kui ma niimoodi, see on väga suur küsimus, aga kui tuleb sinu juurde üks kristlane, kes kuulebki meie saadet, ütleb, et okei, ma peaksin midagi Iisraelist teadma, kust sa hakkad pihta sellise inimese jaoks? Noh, eks sellest, kuidas ma tajun tema küsimust, kui ta tahab nagu praegu selle Iisraelile mõelda ja siis piiblile, siis läheb jutt juba edasi, aga kui me piiblist alustame, siis Iisrael on see Jumala rahvas Vanas Testamendis ja Uues Testamendis ütleb ka Paulus, et ajastu lõpul kogu Iisrael päästetakse. Kirikut ja Iisraeli üldiselt ei samastata. Võib küll olla levida kristlikus pärimuses väljend, et kirik on uus Iisrael, aga uue Iisraeli kõrval jääb ikkagi vana Iisrael ka alles, kelle kohta Paulus ütleb, et juutidel on osalt tulnud paadumus, aga lõppude lõpuks kogu Iisrael ikkagi päästetakse. Nii et sellised sõnad viitavad sellele, et Iisraeli mõiste, nagu Paulus ütleb, Jumal ei võta tagasi oma armuande ega kahetse neid. Et kui niimoodi asju vaadata, siis seda, et Iisrael eksisteerib edasi kiriku kõrval, seda räägib meile pühakiri ise. Ja siis tuleb sellega arvestada, et see niimoodi on. Aga kui keegi tuleb ja ütleb näiteks, et jah, oli Iisrael, oli üks rahvas, kelle Jumal valis, kõik see lugu on ilusti piiblis kirjas ja Iisraeli läbi sündis maailma Jeesus. Jeesus täitis oma missiooni. Miks seda Iisraeli siis nüüd vaja on? Noh, ütleme, 20. sajandil oli niisugune kuulus teoloog nagu Karl Barth, keda väga on hinnatud, ka Billy Graham käis tal külas näiteks ja siis Karl Barth on neid teemasid ka käsitlenud ja öelnud väga selgelt, et vaenulikkus Iisraeli vastu on patt püha võimu vastu. Just sellepärast, et Iisraelist tuleb Messias ja nii või teisiti, kui Iisraelit lööd ka seda juurt, kus Messias tuleb. See teema on lootusetu selles mõttes, et seoseid on ju palju. Ma teeksin ühe sammu tagasi isegi. Vahel öeldakse, et miks Jumal ikka nii ei tee ja miks ta ikka naa ei tee ja kas ta ei võiks ikka kohe nii teha ja läheme veel kord päris algusesse. Kui me tahame rõhuda sellele, et Jumal võiks ju kohe olla armuline, siis ta võiks ju peale Eedeni aiast välja viskamist kohe armu anda Aadamale ja Eevale. Mis ta nii kaua pidi prohveteid saatma ja siis pidi veel Abraham ja Mooses, prohvetid, kõik need asjad. Miks see nii kaua pidi kestma ennem, kui Jeesus tuli? Sellepärast, et on olemas seosed, mida peab tasapisi ehitama. Ja praegu oli nüüd katoliiklastel oli ka üks niisugune positiivne uudis, et paavst soovitas mitte kasutada Maaria kohta väljendeid kaaslunastaja ja vahendaja, sellepärast, et see hägustab Jeesuse funktsiooni, kes Jeesus on. Katoliiklased ei ole mõelnud, et Maaria oleks nagu Jeesus, aga nad on tahtnud selle esile tõsta nende vastu, kes tahaksid ainult Jeesusest rääkida, et Jeesusel on seosed. Ja üks seos on see, et ta sünnib päriselt ühest naisest ja mitte nii, nagu me kõik sünnime, vaid pühast vaimust. See tähendab seda, me ei saa Maariat ka kõrvale panna, me ei saa Iisraelit kõrvale panna, me ei saa panna kõrvale seda viisi, kuidas Jumal meile on lähenenud ja ta on lähenenud Iisraeli kaudu ja Iisraeli puhtes mõni võib ju arvata, et mis neist enam praegu nii tähtis on, et Jeesus on ju tulnud. Aga kas Jeesus on üksi taevas siis või on seal pühakud ka koos temaga? Et siin tekib mitmesuguseid selliseid küsimusi, et Jeesus on üksi tähtis, aga kas Billy Graham ka tähtis, kas Martin Luther on ka tähtis? Et inimeste tähtsus on erinev. Lunastaja on üks, aga ega see ei tähenda, et me kõik, kellega me räägime, kohe lunastajaks peame või vahendajaks. Ja samamoodi on nende asjadega, et Jeesus ütleb ise juutidele, kui ta läheb läbi Kidroni oru, et teie koda jäetakse maha, aga tuleb päev, mil te hüüate mulle Hosianna. Ta ütleb neile juutidele, kes seal oli. Paulus ütleb, juutidele on tulnud paadumus, need, kes ei ole kristlaseks saanud, nad ei ole Jeesust vastu võtnud, aga tuleb päev, mil kogu Iisrael päästetakse. Nii et siis, kui paganate täisarv sisse on läinud ja
sellised viited pühakirjas annavad ikka selge sõnumi, et Iisrael kui nende inimeste hulk, kes Jeesust vastu oli võtnud, aga kes siiski on Jumala rahvaks jäänud, sest Jumal ei võta oma enda tagasi. See on olemas ja seda ei saa niimoodi kõrvale panna, et nüüd on Jeesus olemas, pole muud enam vaja. Siis me jõuame abstraktse kristluseni, mida tegelikult ei ole kunagi olemas olnud. See on üks oht ka piibli põhjal tegutsedes. Kui me võtame kõik, hakkame ainult piibli põhjal niimoodi võtma, siis me jõuame välja abstraktsioonini. Ja abstraktsioon ei ole kunagi olemas olnud päriselt ja ei ole teda praegu ka. Ja kui me nii hakkame võtma, siis meie usk kitseneb tegelikult. Ja seda just ei tohi lasta toimuda, vaid tuleb näha mitmesuguseid seoseid. Just. Ja ka minu enda kogemus on tegelikult see, et ma elasin Iisraelis 5 aastat kokku ja sain nii-öelda põhjalikult maitsta ka seda kohalikku elu ja kultuuri seal. Ja see täielikult muutis minu jaoks, kuidas ma üldse mõistan piiblit, kuidas ma mõistan Jeesuse sõnu. Et kindlasti või kas sa nõustuksid sellega, et on oht, et kristlane, kes võtabki ainult Uue Testamendi, loeb seda, et ta tegelikult tundmata konteksti, ta ei saa mõistagi. Mingi maani saab, et evangeeliumi sõnum on mingis mõttes selline, mis on nagu lihtsamini mõistetav, aga kui tegelikult Jeesuse õpetusse süveneda, siis ilma seda tausta, ilma Vana Testamenti tundmata, sa võid seda vääriti mõista. Absoluutselt. Kui võtta nüüd kõige esimene samm, võtta kätte Uus Testament, evangeeliumid, kõik on väga õige. Aga jääda selle ainult esimese sammu juurde, see läheb väga lihtsalt valele rajale, sest tekib üks selline efekt, mida ei märgata. Inimesel võib jääda mulje, et ma võtan kõik piibli järgi. Aga ta unustab ära mõningad asjad. Kõigepealt võtab ära, et ta unustab, et ta ei võta mitte piibli järgi, vaid iseenda ja piibli järgi, sest tema nii palju ta võtab piiblis, kui ta ise aru saab. Et ikkagi mina ja piibel tekib see moment. Ja teine asi, kui paned ülejäänud osad kõrvale piiblist, siis need, mis kaasa mängivad selle ühe koha esile toomisel, need jäävad kõrvale ja tekibki see abstraktsioon, mis ma nimetasin. Tegelikult on veel isegi kui me läheme päris algkristlusse välja, siis enne kui pärimus sõnum Jeesusest, faktid, mida teatad oli, enne kui nad kirja said, olid nad suuliselt olemas. Ja see, mis kirja pandi, neid hakati edasi õpetama ja suulise pärimuse alusel. Et tegelikult suuline pärimus on enne kirjalikku pärimust ja alati on neid koos mõistetud. Ja sellepärast on, ütleme, niisugune lihtne reegel igale kristlasele, kuidas siis veenduda, et ma õiget teed lähen. Et kui sa midagi loed piiblist ja vaatad, siis alati vaata, kuidas kristlased sellest on läbi aegade aru saanud. Põhiasjadest üldiselt on kristlased ühtemoodi saanud aru. Vahel võib tekkida vaidlused, kas armulaud on selline või selline, aga positiivne igal juhul. Kas ristimisega on nii, naa või kolmandal moel, võib-olla vaidlus, aga see, et ristimine vajalik on igal juhul. Et tihtipeale ikkagi niisugused üldised asjad paneb see asi paika, mida kristlased läbi aegade on uskunud, milles nad veendunud on olnud. Nii et ikkagi piiblit tuleb seletada ka kirja panemata pärimuse taustal või selle pärimuse taustal, mis algselt on kirja panematu, aga mida hakatakse siis inimeste seisukohtade ja asjade kaudu, mis ta läbi sajandite tuleb, niimoodi tasapisi kirja panema. Kõik tuleb arvestada. Kui sa niimoodi suurt pilti vaatad, kust tuleb see, et kogudus ja Iisrael on nagu lahus? Et ma mõtlen seda, et algkoguduses ja seal ilmselt esimestel sajanditel mingi maani olid ikkagi juudi kristlased ja pagan kristlased koos. Et nad olidki nii-öelda siis Jeesuse järgijad ja ütleme, see seos juudi pärimusega oli nagu väga selge. Aga mingist hetkest see on nagu ära kadunud ja meil on nii-öelda ju maailma religioonid tekkinud. Eks mu küsimus on, et mis juhtus? No ikkagi, mis on väga otsustav kristluse puhul? Ta algas ühest kõrvalt vaadates veidrike liikumisest. Rooma ajaloolased nimetasid seda ebausuks. Rooma asehaldurid ütlesid Paulusele, et kuule, sa oled hulluks läinud. Eestikeelses tõlkes sa jampsid, kreekakeelne sõna on mania või maania, sul on maania kallale tulnud.
Niisugune seltskond oma sõnumiga kujunes kõige suuremaks maailma religiooniks ja terve läänemaailm oli kristlik ja arenes teistest ette. See ei ole tühine fakt. See on ümberlükkamatu fakt selles mõttes, et nii ju juhtus. Et Euroopa standardid läksid üle maailma, levisid ja selle järgi suunatakse elu. Ja Kristus algab sellest pihta, et see fenomen, mis Jeesuse Kristusega ja juba temale eelnevate prohvetidega on, et see ei ole üldse usu küsimus. See kehtib ka ilma uskumata. Või nagu Jumal. Jumal on ju olemas ka siis, kui keegi ei usu, ega Jumala olemasolu ei sõltu uskumisest. Uskumise kaudu, kas meil on osadus Jumalaga või ei ole osadust. Uskumise kaudu, kas me mõistame, mis prohvetid ja Jeesuse on esile toonud või ei mõista. Siin on see usk, mida on vajalik, et mõistma hakata. Aga usk ei anna realiteeti. Ja sellepärast, kui me võtame nüüd see, nagu sa küsisid, et algkristluses olid seal nad koos juudid ja kreeklased, me loeme apostlite tegude raamatus ja Pauluse kirjades ja niimoodi seal, siis üks täiesti erakordne fakt, Jeesus Kristus, kummaline mees, kellega on tohutud erakordsed imed, ülestõusmine. Öeldakse, et tol ajal pidi imesid olema räägitud kõikidest prohvetitest, see ei vasta üldse tõele. Väga paljudest prohvetitest ei räägita ühtegi ime. Riste Johannesest ei räägita, et ta üldse oleks imesid teinud. Ja see näitab seda, kui vaadata kirjeldusi, kuidas teisel sajandil nõnda nimetatud apokrüüfsed evangeeliumid hakkavad niisugust mütoloogiat ja muinasjuttu rääkima Jeesuse ümber, siis on täiesti eristatav sellest realistlikust stiilist, mis on Uue Testamendi pärimustel evangeeliumidel. Ja see, kui juudid ja kreeklased ja kes seal kohal olid, kogesid, nii nagu Peetrus ütles, selle Jeesuse, kes teie risti lõite, on Jumal üles äratanud. Ja nüüd siis tuleb see pärimus veel edasi, kes ta siis nüüd oli, mida temast mäletati, mida tema sünnist saadi teada, mida Maaria ütleb, et ta pühast vaimust ei lapse ootel, et see ei ole niisama, et võttis kätte, keegi hakkas lihtsalt messiaks. Siis see oli niivõrd veenev nendele, kellele see kohale jõudis, et nendest juutidest said kristlased, nendest kreeklastest said kristlased, aga nendest juutidest, kes uskuma ei hakanud Kristusesse, jäid juudid edasi, vana Iisrael, ja need kreeklased või need eestlased või venelased või sakslased, kes Jeesusesse üldse ei usu või siis usuvad ainult teda nii kergelt, et ta üks tubli mees oli. Need on ka kõrval sellest asjast, et ikka asja tuum on ikkagi selles, et suur osa inimkonnast veel ei usu Kristusesse. Juudid ei usu ka päris palju suured rahvahulgad ilmselt läänemaailmas või ka hinduistlikus maades, et eripärad tulevad nagunii sisse. Ja jutt nüüd natuke läheb laiali, siin seosed on tõesti väga palju, et kuidas ta nii kujuneb, eks ta nii kujunebki, et mõned taipavad, mõned ei taipa. Okei. Mu küsimuse taga oli ka see mõte, et kas on mingid konkreetsed, ma ei tea, otsused, mida kogudus ajaloos näiteks tegi nii-öelda lahti öelda nendest juurtest. Oled sa millestki sellisest teadlik? Ei ole, see nõnda nimetatud asendusteoloogia, mis nüüd üks mõiste on tulnud. Ma arvan, et ma kuskil 15 aastat tagasi võib-olla kuulsin esimest korda sellist nimetust. Et läbi aegad on nagu selline arusaamine, et mitte juudid, mina olen õppinud niimoodi, mitte juudid ei löönud Jeesust risti, vaid kõik inimesed lõid risti. Juudid esindasid kogu inimsugu. Inimesed viskasid välja tema, kelle kohta Peetrus ütleb, sina, kes oled Jumala püha, või kelle kohta ingel Gabriel ütleb Maarjale, et püha vaim tuleb su peale ja kõige kõrgema vägi varjab sind, sellepärast peab ka püha, kes sinust sünnib, nimetatama Jumala pojaks. Isa, poeg ja püha vaim, milline ilmutus siin on. Ta on Jumala püha. Ja see tähendab seda, et juudid on selles näidendis näitlejad, ütleme nii. Nemad on, kes seda stsenaariumit välja mängivad. Ristilööjad on ikkagi ju lõppude lõpuks. Pilatus oleks võinud öelda, et okei, poisid, minge nüüd ära, ma ei löö teda risti. Roomlane läks kaasa
ja need, kes Jeesusesse ei usu, on kõik olnud Jeesuse ristilööjad. See, et juudid lõid Jeesuse risti, mina kuulen seda takkajärgi. Need on nagu mingid niisugused uued väljamõeldised või sellised ikkagi inimesed, kes ei usu, need on tema ristilööjad. Ja kui meis on midagi olnud, et meis on seda uskmatust, siis selles mõttes oleme ka meie kõik see. Et nüüd edasi, et kiriku otsust oleks, et juudid süüdi on, mina ei tea küll mitte midagi sellist, ma pigem olen keskaegsete autorite puhul ka lugenud, kus kirikuisad ja keskaegsed skolastikud viitavad ka sellele, nendele Pauluse sõnadele, mis ma tõin, et lõpuks kogu Iisrael päästetakse ja Iisraelil jääb ikkagi mingi eripositsioon. Võib öelda, et selles tegelikus nii-öelda päris Jumala koguduses on alati olnud Iisrael tegelikult sees. Alati on, nagu sa ise just ütlesid, see teadmine, et Jumalal on esiteks, et Jumalal on juutidega mingi eriplaan veel, mis on tulemas. Ja see leping kehtib. Välja arvatud, keda ega mina ka see kõike teada ei ole. Ma arvan, et mõni, kes on muid asju lugenud ja uurinud, oskaks midagi täiendada. Aga ma olen märganud ühte asja ja ma ei ole ainus. Martin Luther tundub olevat erand. Lutheri, kui panna kõrvale Calvin, Johann Calvin ja mõned muud teoloogid, ka skolastikud ja kirikuisad varasemast ajast, siis kõigil neil jääb juutidel ikkagi teatud eripositsioon, Lutheril mitte. Lutheril on niimoodi, et kes Kristust vastu ei võta, siis null ja juudid on nagu paganad. Kuigi, et Luther pole kunagi olnud rassist, Lutheri viimases jutluses on ka öeldud, et kui juut pöördub, on ta meie vend. Seda ei saaks iialgi üks rassist öelda. Aga luterlusest võib pärineda see moment, kus Iisrael pannakse paganate ühele tasandile ja edaspidi siis on erinevad grupid seda mõtet siis edasi viljenenud ka negatiivses mõttes. Aga luterluses on veel üks iseloomulik joon, et kui võtta niisugust puht luterlust ilma muude mõjutusteta, siis head teod on halvad teod. Sest kõik head teod satuvad kohe kahtluse alla, et need on tegelikult simuleeritud ja manipuleeritud ja oma ego varjamisel esile toodud. Ja luterlus laseb minu meelest mööda siin. Ta jääb ühekülgseks ja juba teised vabakirikud ja teised protestantlikud kirikud hakkasid Luterit täiendama ja parandama. Pühitsuselu on kõik oluline, toovad esile teised, luterlastel seda praktiliselt ei ole. Ja siia samasse stsenaariumisse kuulub ka see, et kui kõik jääb niimoodi kõrvale, kõik on ainult usk kitsalt, ainult Kristus kitsalt, siis jääbki Iisrael ka kõrvale. Iisraeli ju seda ei ole selles mõttes, et Kristust nad vastu võtnud ei ole, järelikult on nad kõrval, aga see jääb ühekülgseks. Kui me usume, et Iisraelil on eriline roll ja et Jumala tõotused Iisraelile, mis anti juba Abrahamile, et need kehtivad, me vaatame piiblist, Jumal hakkab Abrahamile kohe rääkima maast. Et ta ei räägi ainult nii-öelda usuga seotud, või nii ei saa öelda usuga seotud, aga ta ei räägi ainult võib-olla sükestest rahvaga ja nagu selle Abrahami laste ja õnnistustega seotud tõotused, aga seal on nagu, kui sa läbivalt vaatad nii Abrahamile kui ka järeltulijatele, Jumal räägib kogu aeg ühest maast. Kas see kehtib tänapäeval, kuidas sa hindad? Kehtivuse üle on üldse väga raske rääkida. See on jälle teema, milles minusugune tahab kohe näiteid tuua mujalt. Kas Kiievi Venemaa on praeguse Venemaa alguspunkt? Ma loen kusagilt, et tegelikult ei ole, tegelikult praegune Venemaa olevat hoopis mongolite riigi järglane. Aga nii kindla peale väita on ju ekslik, sest inimese ja rahva ajalugu on ju selline, nagu ta seda näeb. Seosed tulevad Kiievi Venemaalt ja jõuavad praegusele Venemaale. Kui nad peavad seda nii, siis ongi nii. Kui nad seda nii ei arva, siis on teisiti. Ukrainlane arvab ühtemoodi, venelane teistmoodi. See mõlemitel on õigus näha, kuidas tahetakse. Üldse ei tohi teisele kallale minna, eks ole. Samamoodi on see, et kas see, mida juutidele on kirjas Abrahamile juba on Jumal lubanud selle Iisraeli maa igaveseks,
et kas see kehtib siiamaani. Kui kehtib see, mida Jumal on öelnud, siis see kehtib siiamaani. Aga kui me Jumalasse ei usu ja võtame ainult ilmalikud dokumendid, ÜRO aktid ja niimoodi, siis seda ei arvestata. Nii et see sõltub vaatekohast. Aga ei saa öelda, et üks kummutab teise, vaid nad eksisteerivad kõrvuti ja vastavalt sellele, kuidas maailma nähakse, nii seda ka võetakse. Nii et kui me usume Jumalasse, siis tegelikult nagu sa ütledki, et kui me usume ühte osa Jumala sõnast, siis kuidas me ütleme, et teine osa ei kehti siis või teine seda poolt me ei usu selles asjas, kuna me ei näe või võib-olla lõpuni ei mõista mingeid asju, et ometi me ei saa ju tühistada Jumala sõna. No jah, muidugi eks mõistmistasandid jäävad, kui antakse igavesti, siis see nagu eeldaks, et maakera on igavene, aga kas maakera on igavene, et Jumala riik on igavene, seda küll, et et igavesti alati ei pruugi olla ka nii kitsas, et see tähendab kindlasti seda maatükki, aga antud kontekstis, kui ikkagi senikaua, kui maailm kestab, senikaua on öeldud, et see maa on Iisraeli maa, see on temale antud. Kusjuures, kui edaspidi tulevad Moosese seaduse sätted, siis tulevad ka need sätted, kuidas moodi käituda võõrastega, kes seal maal elavad. Pole eeldatud, et seal ainult juudid elaksid. Ütleme, tänapäeva olukorda vaadates võib-olla selline lihtne lapselik küsimus ongi, et kellele see maa kuulub, mille üle seal vaieldakse ja sõditakse. Kellele kuulub Konstantinoopoli linn, see on praegu Istanbul, seal elab enamikus türklasi, kas nad peavad kreeklastele tagastama? Ilmselt mitte, seda ei nõuta, kreeklased nutavad taga ja nutavad õigustatult taga. Ma olen neid laule kuulnud, neil on nende tohutu pärl, Bosporuse väina ääres on ära röövitud ja vist igaveseks. On Kreeka prohveteid või jutumärkides prohveteid, kes on kuulutanud, et tuleb päev, mil see kreeklaste linnaks tagasi saab. Kas poolakad tuleks tagasi suruda ida poole, nagu nad enne teist maailmasõda oli, et neid küsimusi võiks korduvalt tõsta formaalselt, et mismoodi kedagi peaks ümber paigutama, aga paigutamiste puhul tuleb arvestada, et inimesed on ees ja see ei ole aktsepteeritav, et me lihtsalt hakkame türklasi väevõimuga Istanbulist välja ajama või kes seda peaks siis tegema, Ameerika jälle või kes siis. Et see ja sama lugu on praegu seal Iisraeli maal, kellele kuulub see maa, minu meelest on moment selline, seda tuleb küll pikemalt kommenteerida, ma usun, et me seda jõuame teha, aga algame sellest pihta. Moment on selline, nagu ta praegu on. Seal on 75% juute, 20% araablasi ja 5% ülejäänusid. Ütleme lihtsustades niimoodi. See on fakt. Fakt on see, et selles piirkonnas domineerivad juudid. Nad on arenenud, nad on eurooplased olnud pikki aastaid, enamus juute, kes on sinna tagasi rännanud. Araablased on olnud nii ja naa. Kohati on nad väga maha jäänud olnud arengus, nii nagu islamimaa üldse maha jäid. Tasapisi araablased, ega nad rumalad ei ole, nad arenevad ka tasapisi. Aga see, et seal on selline olukord, kus praegu Iisrael domineerib seda, kuidas seda lahendad. Et kui võtta lahendit otsida niimoodi, nagu praegu tahetakse, siis seda tuleb aktsepteerida. Vastasel juhul, kus sa need juudid saadad siis? Kas Marokosse tagasi, kes sealt tulid mõne aastakümne eest, Jeemenisse tagasi, kus neid tapetakse? Või anname me siin Eestisse, toome nad, paneme kõik tagasi või et see ei ole nii lihtne küsimus või hakata rääkima sellest, mis oli kusagil mingisuguse lepinguga 1948, et kaheks riigiks tehtud ala. Kõik oli seaduspärane. Juudid on kogu aeg elanud oma tõotatud maal ja ainult, et kõige vähem neid oli umbes aastal 1700, nii ma olen lugenud, 3000. Alati on olnud neid ikkagi mõnikümmend tuhat, vähemalt, sest roomlased ajasid nad laiali pärast, nad uuesti alustasid sõda roomlaste vastu, jälle ajati neid laiali ja kõik nii edasi, aga nad on ikkagi samal ajal kogu aeg oma maal elanud, kus nende oma riik oli, mis okupatsioonivõimude alla sattus mitmel viisil. Ja 19. sajandist peale, kui nad sinna tagasi hakkasid minema, siis nad ikkagi ostsid ju maid.
Nad said selle õiguspäraselt, mitte ei läinud vallutades ja röövides. Et aastaks 1948 oli olukord siis niimoodi, et kõik oli õiguspäraselt omandatud ja tehti 2 riiki. Ja kui nüüd araablased kohe ründama hakkasid ja juudid selle kaudu endale tükke juurde haarasid, siis see on selle sõdade tagajärg. Kas juudid ebaõiglased olid? Ma arvan, et ebaõiglust on eestlaste seas, juutide seas, araablaste seas, venelaste seas, sakslaste seas, ameeriklaste seas. Ja kahtlemata on ebaõiglust, aga küsimus on jälle selles, kui nüüd Araabia pool hakkas sõdades kaotama ja Iisrael peale tungis. Samal ajal Araabia maailmas mindi juutide peale väga vihaseks ja nad hakkasid ära põgenema ja Iisraeli kolisid. Siis kus sa nad nüüd paned? Olukord ongi nii näinud, et juut on sinna kokku tulnud ja nüüd on nad seal ja lahend tuleb leida nii, et nad on seal, mitte neid seal ei ole. Ja, sa mainisid ühte olulist asja, ma tahan selle lihtsalt veel hästi selgesti üle küsida, et ma saan su jutust aru, et tegelikult on tõendeid sellest, et alates nii-öelda vana piibli Iisraeli ehk siis teise templi hävinemise järel sellest perioodist alates on tegelikult alaliselt kogu aeg elanud juute Iisraelis. Absoluutselt, ma toon ainult mõned näited. No ütleme, kus Iisrael on, siis ütleme sealt Golani kõrgensnikelt kandilt ja sealt põhjapoolsetest mägedest kuni Negevi kõrbeni, ütleme, on siis see ala. Ja ega siis aastal 70, kui Jeruusalemm vallutati, siis löödi Jeruusalemm juutidest puhtaks. Juudamaal oli ka veel täis kõik kohad. Alles Bar Kokhba ülestõus 132 kuni 135 peale Kristust. See olevat olnud veel hirmsam sõda, ainult et ei olnud nii korralikku üleskirjutajat nagu Joosefus Flavius, kes seda Jeruusalemma hävitamist dokumenteeris. Siis seal see Dio Cassius ka on üht-teist kirjutanud, tolle aja kohta oli ka ikkagi tohutud lahingud ja sõjad ja siis löödi Juudamaa juutidest puhtaks, no nii enam-vähem. Ja juudid isegi siis veel peale aastat 135 kogunesid juudid Galilea aladele, nii et Tiberias, Nazaret, Kapernaumgi ja need olid väga tihked juudi kohad, kus kristlaseid õieti ei olnudki alles, kui kristlus sai riigiusuks 4. sajandil, siis Konstantinuse seadustega tulnud korralduste põhjal olid juudid sunnitud Galileasse kristlasi sisse laskma sinna. Nad ei tahtnud neid eriti näha. Nazaretis oli Jeesuse suguvõsa tagasihoidlikult elas. Siis läksid asjad edasi kuni aastal 614 ja andmed on täiesti olemas, mismoodi kristlased ja juudid on Galilea järve ääres seal elanud ja 614 Pärsia ründas. Siis Bütsants lõi pärslased välja 627 ja vaat siis löödi juudid ka Galileast välja, aga mitte 100%, vaid ikkagi jäid pudemed maha sinna ja tänna. Ja seal ei olnud kaua neil vaja istuda, sest aastal 638 tulid juba islamusulised, vallutasid maa ära. Neid konfliktid Rooma impeeriumi järglastega ei huvitanud ja jäid juudid jälle sinna maale, nii et läbi keskaja olid seal väikesed juudi kogukonnad kogu aeg olemas, nii et juudid et seal vahepeal üldse neid ei oleks, ei vasta üldse ajalooliselt tõele. Siinkohal väike soovitus televaatajatele ka. Seal samas Galilea järve ääres on tegelikult mitmed muuseumid. Ma olen ise neid külastanud, kus ongi kirjeldatud selle rahva lugu, mis juhtus pärast teise templi hävitamist. Ja seal on täpselt nagu Aarne kirjeldabki, on tõendeid ja igasuguseid kirjeldusi ja materjale leitud, mis kinnitavadki seda, et seal on olnud kogu aeg nii juudid kui ka tegelikult kristlikud kogukonnad mingist ajast edasi. Et ma lihtsalt soovitan uurida ja vaadata neid, mis seal kohalikud need siuksed ajaloo muuseumid on. Et need on väga huvitavad kohad, mida külastada. Nii et tegelikult sinu jutust me saamegi järeldada seda, et esiteks on olemas ajalooline järjepidevus selle rahva kohalolul ja teiseks, mida sa ka otsapidi juba mainisid, et me ei saa öelda
kaasaegse Iisraeli rajamise kohta, et see on kolonialism või mingisugune vallutus. Et väike tutvustus ka vaatajatele, et tänapäeval levib üks selline narratiiv tegelikult, et Iisrael tuli siis Palestiina territooriumile lihtsalt mingisuguse võõrrahvana, kes siis üle maailma nagu kokku tuli sinna ja siis nii-öelda alistas sealse kohaliku rahva, lükkas nad kodudest välja, võttis maa endale, mis tegelikult nendele ei kuulu. Aga jah, võib-olla sa kommenteerid seda veel, et just seda poolt, et kuidas, kas me saame Iisraeli rajamise näol rääkida siis nii-öelda kolonialismist või sellisest sõjalisest vallutusretkest? Ei, niimoodi ei saa rääkida, kuigi et ütleme, sõdade olemasolu on fakt. Isegi on olemas juutide seas niisugune väike rühmitus või väikseid rühmitusi, kes sionismi eitavad. Sionism on siis see liikumine 19. sajandi lõpul, mis kohe võttis programmiks, et juudid lähevad tagasi oma esivanemate maale. Ja mul ei tule nimed isegi meelde, neid on ka mitmeid, ma ei ole neid meelde jätnud, et ka juudid ise on kritiseerinud, on öelnud, et sionism oli halb asi ja isegi üks Viini rabi siin paarkümmend aastat tagasi kirjutas, eesti keeles on ta ka avaldatud Kultuur ja elu ajakirjas, et Hitleri holokaust on alguse saanud sionismist, reaktsioon sionismile ja nii edasi, ühesõnaga sionismi kriitika. Noh, see, et üks liikumine toob kaasa negatiivseid ilminguid ja samuti Hitlerit ta võis ju motiveerida loomulikult sionism. Hitleril oli suhteid ka tolleaegse Jeruusalemma suurmuftiga, kes oli veel muide SS-i kindral, koguni, mis ta nimi oligi, Muhamed al-Amin, midagi ta nimi oli. Ja et loomulikult need niisugused negatiivsed seosed on ka täiesti olemas. Ja isegi ma olen kuulnud selliseid tõlgendusi ja minu meelest ka nende samade juudi rühmituste poolt, et koguni keegi kuskil pakkus välja, et Hitleri holokausti laskis Jumal sellepärast toimida, et maailma riigid võimaldaksid ametlikult juutidel minna tagasi Palestiina sinna pühale maale, sest muidu seda ei oleks lubatud. Noh, sellise selgituse puhul jälle ei saa tõestada, ei saa ümber lükata, kui keegi seda usub, kui ei usu, siis ei usu. Minu meelest läheb ta liiga kaugele, aga mõtlemisainet ta mulle küll on pakkunud. See, et otsustati, et võidakse juudi riik rajada sinna, see on ikkagi ÜRO otsus ja sinna oli vaja tugevat argumenti ja Golda Meir meenutab oma eluloos, et mingil hetkel isegi Nõukogude Liit sai aru, et juutidel on ülekohut tehtud holokaustiga. Nõukogude Liit tahtis kommunismi levitada Iisraelis muidugi ja kõik olid nõus Iisraeli riigi rajamisega. Muidugi, ega see ei olnud araablaste riik sellel hetkel, see oli türklaste riik ju. Ta oli kõigepealt 400 aastat, see väga hea meelde jätta, 1517, kui Luther tegi reformatsiooni, sel ajal läks pühale maale Türgi võim ja 1917, kui Lenin tegi revolutsiooni ja sel ajal lahkus pühalt maalt Türgi võim. Nii et 1918 kuni 1948 oli seal Inglise võim. Et nii palju võib öelda, et araabia keelt kõnelevaid palestiinlasi oli rohkem kui juudi keelt kõnelevaid palestiinlasi, sest juudid on ju ka palestiinlased, kohalik rahvas. Ja olukord hakkas muutuma pärast aastat 1948, kui lihtsalt sõdades hakkasid araablased lüüa saama, siis juute tuli kogu aeg juurde ja siis nende juurde tulemist ja domineerima pääsemist, seda tajutakse kolonialismina. Noh, tajumise suhtes pole midagi öelda, võib-olla see isegi paistab, kui keegi jääb peale, et siis nüüd, et miks ta nii kõvasti peale jääb. Aga kui me hakkame mõtlema põhjusi ja seda, mismoodi ta tuleb, siis on see lihtsalt see, et minnakse tagasi õiguspäraselt, nii nagu minna tohib. Ja kui sõdades kaotatakse, siis teised tungivad jälle peale, nii et nii ta on kujunenud.
aitäh, Aarne, juba väga sisuka ja põneva vestluse eest. Meie saateaeg hakkab kahjuks lõppema, aga me jätkame Aarnega vestlemist ka järgmises saates. Nii et kallid vaatajad, püsige meiega, püsige selle saate lainel. Nii et me lähme nende asjadega veel sügavamale.